Tere ilusat neljapäeva õhtut teile kõigile. Ilusat 1. juunit ja lastekaitsepäeva. Nüüd on küll juba õhtu käes, aga ma loodan, et see päev on läinud teile kõigile väga mõnusasti. Mina olen Kati Orav, olen visuaalne praktik, selle teema õpetaja, uurija, käin ja esinen selle teema kohta ja teen siis aeg-ajalt ka selliseid erinevaid õpitubasid, kus puudutan erinevaid teemasid, aga ikka ja alati siis visuaalse lihtsustamise võtmes. Täna on meie teemaks enesekindlus ja tahan olla enesekindlam. No kes ei tahaks olla enesekindlam? Ja me puudutame siis teemasi ka nagu enesehinnang, julgus ja vaatame, mis siis joonistamisel selle kõigega võiks pistmist olla. Mul on väga suur rõõm, et te olete otsustanud meiega siin täna liituda ja minuga on täna siin koos ka Aveli, kes siis aitab tagataustal vaadata seda, et kes on siis kommenteerinud midagi siis video alla ja hoiab siis aega, kui ma annan teile mõne ülesande. Ja võib-olla kõige parem olekski siis kohe rääkida praktilise poole pealt, et igaüks, kes registreerus, teid oli siis pea 100 osalejat, kellel on siis ka tööleht. Kes siis ei registreerunud ja on ilma tööleheta, siis ei ole midagi, sa saad ikkagi neid harjutusi kaasa teha. Lihtsalt, et töölehe peal siis sai ennast natukene häälestada ja ongi jäetud kohe teatud kohad, kuhu siis oma mõtteid kirja panna. Kahjuks jah, kui nüüd minna Kati Orav lehele ja registreeruda, siis seda töölehte me enam saata ei jõua, sest me oleme mõlemad Aveliga siin toimetamas teiega. Aga samas, kui ennast kirja seal paned, kas või pärastpooles, me saame selle töölehe sulle ka tagantjärgi saata ja saad uuesti siis vaadata ja neid ülesandeid järgi teha. Räägime ka kohe mõned kokkulepped. Et ole kindlasti lõpuni, sellepärast, et me alati loosime ka välja mõned auhinnad ja jagame siis mõne põneva info teile. Selleks, et loosis osaleda, ei pea tegelikult pidevalt chatis kirjutama. Et mina olen seda meelt, et me ei saa samal ajal mõttega kuulata ja siis kogu aeg kirjutada kuhugile midagi. Ja see ei ole ainult tegelikult, et mina olen seda meelt. Seda näitavad teadusuuringud, et see ei ole lihtsalt ajul või vastuvõetav tegevus, mida teha. Aga mida siis me saame teha, on see, et ma teatud ajal ütlen, et ole hea, kirjuta nüüd chati näiteks seda või kirjuta millegi kohta ja siis on see hetk, kui seda siis teha. Et me anname selleks aja ja kartma ei pea, et ei ole see, et kes nüüd kiiremini jõudis või rohkem kirjutab, et tegelikult pigem saad läbi mõelda enne enda kohta selle harjutuse ja siis jagada mõne mõttega meile. Ja pigem ole kohal ja tee märkmeid iseenda jaoks, et kes siis töölehe sai, siis teil peaks olema 3. leht seal selline, kuhu hakata siis järjest oma mõtteid koguma ja kellel ei ole töölehte, siis tee seda lihtsalt spontaanselt endal kuhugi märkmikusse. Kui tekib jooksvalt mõni küsimus või hea mõte, siis on ka selleks töölehel koht olemas ja pane need siis kirja ja lõpus näiteks just siis, kui ma küsingi, et kas kellelgi on nüüd mõni küsimus või tahaks mõne mõtte jagada, et siis on see koht, kus saad selle sinna chati siis meile kirjutada. Ja sama on siis ka selliste heade mõtetega, mis sa täna siia siis saama tulid ja vaatad, et kas on midagi, mis sa saad uut, kas sa saad midagi teise nurga alt või on siis juba kõik, mida sa varem teadsid, aga nüüd siis saad sealt omakorda siis vaadata, et kuidas mina seda jagan või millega mina seda teemat siis seon. Ja nüüd meil lähebki kohe töölehte vaja ja võtke see oma tööleht siis lahti ja tegelikult lähemegi kohe sellele 3. lehele, et kes siis juba oma töölehte varem uuris, siis seal töölehe peal on siis kirjas see, et see minu märkmete koht ja mul on kirjutatud ka nii, et mõtle neile küsimustele enne töötuba. Nii et kes juba mõtles, on teistest natukene ees ja saab seda ülesande ajal võib-olla hakata juba chati mõne mõtte kirjutama, aga võta esialgu aeg ja kirjuta paar märget sinna just siis omale sinna töölehele või lihtsalt paberile, et mida sa tead enesekindluse kohta. Võtame selleks minut 20
umbes aega, vaatame, Aveli paneb meile aja peale ja kirjuta, mida sa tead enesekindluse kohta. Nii, selline aeg mõtiskluseks ja nüüd oleks väga tore, kui te kirjutaksite chatti ka siis mõned mõtted, et mis on see, mis sa enesekindluse kohta juba tead. Ja Aveli saab siis öelda meile mõned mõtted, mida sinna kirjutatakse. Et saame natuke oodata sellepärast, et nii nagu ütlesin, et ei pea kohe sinna kirjutama, sai kõigepealt omale töölehele seda teha. No vaatame, kas meil tulevad mõned mõtted, Aveli. Täitsa tegelikult on meil hetkel vaikus, et keegi ei ole midagi jaganud, aga ma võin äkki siis ise võib-olla midagi jagada. Jaa, jaga hea meelega. Et mis enesekindlus siis oleks, jah? Või mida ma tean selle kohta, et enesekindlus minu jaoks võib-olla on selline julgus, et kui ma juba teen midagi uut, mida ma pole varem teinud, proovinud, siis see ongi see, millega ma enda enesekindlust tõstan, sest et ma saan teada, et ma saan võib-olla selle uue asjaga ka hakkama ja see on selline, annab jõudu edasi minna. Aga nüüd meil on vastuseid ka tulnud natukene, et enesekindlus motiveerib tegutsema, ei lase ennast teistest mõjutada ja et siis nagu oled enesekindel, et sa ei lase ennast teistest mõjutada. Ja. Kusjuures täiesti õiged mõtted ja mis siis võib-olla tihti arvatakse, et enesekindlus justkui oleks nagu seotud enesehinnanguga. Et see siis, mis on meil ka täna toodud, see teine märksõna juurde, et teie, kes me siis Aveli ja teised 2 kommenteerijad tõite tegelikult õigesti välja, et enesekindlus just on seotud pigem siis selle nii-öelda tegutsemisega. Et ühelt poolt, kui võrrelda siis seda enesekindlust ja enesehinnangut, siis nad on justkui nagu ühe mündi sellised 2 poolt, et ühelt poolt justkui nad on omavahel seotud, samas saavad olla ka vaadata täiesti erinevalt, et võib täiesti nii olla, et sul on näiteks madal enesehinnang, aga kõrge enesekindlus mingis asjas. Või siis, et niipidi, et sul on siis enesehinnang väga hea, aga mõnes asjas siis enesekindlust ei jagu, võib täpselt samamoodi olla. Et kui mõelda siis võib-olla sellele enesekindlusele ja enesehinnangule, siis mina isegi tahaks võrrelda teda pigem justkui mingi majaga. Ja selles mõttes, et see, et üks maja, kust hakatakse seda maja ehitama, on tegelikult ju ikkagi see vundament. Ehk siis hakatakse laduma kõigepealt head vundamenti
ja tegelikult siis ühe tugeva enesekindluse aluseks on pigem siis ka selline tugev enesehinnang ehk siis see, mida mina iseendast siis arvan, kuidas ma endasse suhtun, kuidas ma ennast väärtustan, austan, endast lugu pean. Ja tavaliselt see siis väljendub sellistes omadussõnades, mis ma siis enda kohta ütlen, et milline ma olen, kas ma olen ilus ja tark ja tugev ja sellised omadussõnad. Ja enesekindlus on pigem siis selline asi, mis on seotud selliste võimekuse ja sellise tegutsemisega. Ja näiteks enesekindlus on alati seotud siis mingisuguse kontekstiga või sellise situatsiooniga. Et näiteks inimene võib olla esinejana hästi enesekindel ja samas autorina, kirjutajana täiesti enesekindlus võib olla täiesti nii-öelda nullis, eks ju, ja siis ta kogu aeg lükkab edasi seda näiteks kirjutamist, mis mina näiteks vahetevahel mõtlen, et mul on palju lihtsam minna ja rääkida asjadest ja mingil põhjusel on kuskilt tekkinud minu enesekindlusesse kui kirjutajana mingisugune väike auk on ju ja siis iga kord, kui ma pean kuskil kirjutama midagi, siis ma kogu aeg tahaks seda nagu ära lükata. Et võib-olla on ka seotud sellega, et kuidagi tahad seda väga hästi teha ja tahad tunda ennast nagu hästi kindlalt, et see, mis ma teen, et see on nagu loeb, et kuidagi see kirjasõna tundub nagu nii mustvalge, eks ju. Ja võib olla ka täiesti vastupidi, et kes tunneb ennast väga enesekindla kirjutajana, ei taha mitte kunagi minna teiste ette, sest et tal ei ole seal seda enesekindlust. Aga õnneks siis võiks nii öelda, et kui enesehinnanguga on väga palju võib-olla seotud see, et see võib tulla meiega kaasa lapsepõlvest ja võib olla ka väga palju mõjutatud teistest inimestest ja sellega saab tegelikult ka väga palju tööd teha, siis enesekindlus on kõige rohkem see asi, mis tegelikult otseselt ei ole mõjutatud teistest, pigem see on see, kuidas sa ise siis tegutsed ja kuidas sa siis ennast enesekindlamaks muudad. Ehk see, mida te juba natukene ka ütlesite. Ja võtamegi kohe sealt töölehelt selle teise poole, mis oli ka siis see natuke enne töötuba mõelda, et mis nippe sa juba täna kasutad, et olla natukene enesekindlam. Vaatame, mis teile sealt välja tuleb. Ja võtame jälle selline minut 20 ja kes tahab, võib juba chati hakata kirjutama, aga anname siis aja, et saate chati ka kirjutada. Mis asju sa juba kasutad, et olla enesekindlam? No nii suur tänu Abeli selle hea meeleoluka muusika eest, et on mõnus mõelda samal ajal. Ja nüüd vaataks siis, kas on juba tulnud chatti ka mõned mõtted, et mis siis praegu juba tehakse selleks või saab teha selleks, et olla enesekindlam? Nii, meil on küll juba mõned vastused, näiteks mugavustsoonist välja astuda, hoian eemale negatiivsusest ja toon oma ellu positiivsust, anda endast alati parim, enamasti sellest piisab.
Nii, sellised vastused olid teil No praegu. suurepärane ja tegelikult ma alguses tahtsingi öelda, et me oleme tulnud siia koos õppima sellepärast, et mind ennast see teema väga huvitab. Ma ei ole selle teema ekspert sugugi. Ma tahtsingi leida põhjuse, et seda rohkem uurida ja kuidagi kõva häälega kellegagi läbi rääkida. Ja see, mis teie vastuseks toote, on need asjad, mida minu uuringud ka välja tõid. Nii et ma toon siis mõned sellised mõtted siia juurde, mis täpselt sellega, mis te kirjutanud olete, tegelikult resoneeruvad. Nii et esimene, teeme niimoodi, et ma ütlen kõigepealt siis mõned sellised 4 punkti, mis siis vaatame kiiremalt läbi ja siis 3 punkti juures saame teha ka harjutustega koos. Esimene selline huvitav asi, mida võiks öelda enesekindluse arendamise kohta, on see, et tegelikult peaks ka pingutama. Et jah, enesekindlus on armastamine ennast sellisena, nagu oled, tingimusteta. Aga see tegelikult ei tähenda ju seda, et istun päevad läbi teleka ees, söön krõpse ja mitte midagi ei tee, jube enesekindel olen, nii hea välja ja nii fännan iseennast seal, et tegelikult tahab meie aju, meie keha tahab tegelikult pingutada ja meie enesekindlus tegelikult tõuseb just täpselt läbi sellise tegutsemise. Ja mina ei tea, kuidas teie, aga näiteks mina olen väga uhke just nende hetkede üle, kui ma olen saavutanud midagi, mille jaoks ma päriselt pidin pingutama. Et ma tunnen, et ma olin võimeline ületama iseennast või tegema natuke rohkem, kui ma võib-olla igapäevaselt pingutan. Ja kui mul on näiteks olnud pikemat aega selline periood, kus kõik asjad justkui laabuvad ja jooksevad ja teed oma asja, kõik on tegelikult nagu hästi, aga midagi nagu kuskilt niimoodi kriibib ja see on selline tunne, et ma tahaks nüüd võtta näiteks mingisuguse väljakutse või asja endale, et ma tunneksin kuu aja pärast, et ma tõesti nagu pingutasin nüüd millegi nimel ja pidin ennast kokku võtma ja ma ei tea, hommikuti kell 6 ärkama selleks, et kirjutada nüüd selle raamatu jaoks või mis iganes, et selline pingutus. Aga samas öeldakse ka niimoodi, et pingutus üksi jällegi seda enesekindlust nagu ei toida, et tegelikult peadki nagu tunnetama ka seda edu. Ehk siis, kui sa lihtsalt pikka aega lihtsalt nagu pingutad, aga ise ei saa seda hetke aru, kus olla nüüd enda üle uhke, siis ei ole ka sellest pingutusest kasu olnud. Nii et tuleb tekitada ka need momendid ehk võib-olla võtta mingid ajaraamid, et mis hetkel ma tean, et nüüd ma pingutasin päriselt ja olen enda üle uhke. Siis teine on selline asi, millest räägitakse siis väga palju ehk ole tänulik, märka head. Ja see algab kas või sellest, et iga õhtu või iga hommik mõtled ühe asja, mille üle sa oled tänulik, mida head sa märkasid päeva jooksul. Ehk siis, et kasutad seda justkui selliseks oma igapäeva praktikaks. Siis sellega koos saab vaadata ka sellist asja nagu selline positiivne enesevestlus, et sisendad endale selliseid positiivseid afirmatsioone, lauseid, et ma olen võimeline, ma olen enesekindel, ma usun endasse. Ja neid saab väga hästi siis selle tänulikkusega omavahel ju ühendada. Et näiteks hommikul enne kui ärkad, kohendad patt ja istud voodis, paned silmad kinni. Ma ei tea, mõnda aitab võib-olla, et loed 10-st 1-ni näiteks, et natukene nii-öelda minna siis sinna mõtlemise lainele. Ja siis mõtledki, et mille üle sa oled tänulik ja sisendad endale mõned sellised positiivsed ütlused. Või mõnele meeldib võtta päevik ja need kirjutada sinna. Et see oleneb, kui mugavalt keegi tunneb ennast kas oma sisekõnega või niimoodi silme ette tuues endale välja kirjutades. Nüüd tuleb selline põnev asi, mille nimi on kehahoiak. Ja see tegelikult seostub pigem ka ühe ajuteadlase Jim Kwicki, tegelikult ei ole ajuteadlane, ta on tegelikult selline produktiivsuse ja kiiresti õppimise selline nii-öelda õpetaja Jim Kwik ja tema siis on öelnud tegelikult niimoodi, et meie keharakud saavad väga hästi aru meie keha hoiakust, missugune tuju peab nüüd olema või kuidas me peame ennast tundma. Ja tegelikult on täiesti teadlikult on olemas selline võitja poos, kus ma olen natukene siis, õlad on niimoodi taga, olen enesekindlamalt, lõug on natuke püsti. Võite teinekord ise proovida, et kui niimoodi seisad ja
siis kohe nagu enesekindlam on olla, et sellepärast näiteks ka minule meeldib neid webinare tegelikult seistes teha, sest ma saan seistes palju enesekindlamalt olla kui istudes. Aga vaat siin on see kitsaskoht, mida kindlasti võiks ka oma lastele edasi rääkida, on see, et no ma võtan siit oma mobiili ka, mida siis tehnoloogia meiega teeb, on see, et siis me oleme kogu aeg niimoodi. Mõtlesin, et lähen välja kõndima ja siis kõnnin ja ikkagi olen niimoodi. Ja tegelikult see on siis see asend, mis annab meie keharakkudele sellise nagu stressi signaali. Ehk siis, et sa tegelikult olles pidevalt sellises asendis kogu aeg surud oma keha sellisesse ebakindlusesse ja stressi olukorda. Ja et see on see koht, kus ka mina unustan seda nii mõnigi kord ära ja siis ma olen ka vahel mõelnud, et äkki saaks niimoodi olla telefonis. Nii et miks mitte proovida, aga siis ei tohi kindlasti, kõndides üldse ei tohi telefoni võtta ja eriti ohtlik on siis veel niimoodi hoida. Aga jah, võta need hetked, kus sa teadlikult mõtled, mismoodi ma seisan ja kuidas ma ennast hoian. Nüüd saate kohe, et mulle väga pikalt ei meeldi järjest rääkida ja nüüd jõuame tegelikult siis 3 sellise teema juurde, mille juures saame ka harjutusi teha, mis ka kindlasti on enamustele teist juba teada, aga lihtsalt aeg-ajalt unustame ära, et võiks neid praktikasse võtta. Ja võtke nüüd oma töölehel, ma vaatan ise ka kohe siit töölehte, võtke nüüd see teine leht, kus hakkab siis, et on harjutus 1 ja harjutus 2. Ja me teeme sealt kõigepealt siis harjutus 1. Ja mis me siis sinna harjutus 1 teeme, on see, et mis aitab siis veel enesekindlusega tegeleda, ongi siis selline enesehinnanguga tegelemine ja seismine silmitsi oma negatiivse sellise enesekriitikaga. Oi, me oleme väga osavad ütlema endale igasuguseid asju. Ja nüüd me teemegi korraks selle, et ma luban teil kirjutada sinna, kus on see negatiivne pool. Kirjutad, kellel siis ei ole tööleht, et siis kirjutad üles 3 negatiivset asja enda kohta. See, mis sa mis on mingid hetked, tuleta meelde, kas mingi koht, kus sa mõtled, ma olen ikka nii loll või et jälle ma rikkusin selle asja ära või et miks mina kunagi sellist midagi ei tee. Mingid sellised ütlused, et mõtle natukene, võtame selleks minut aega ja kirjuta siis 3 negatiivset asja sinna. No nii, ja tegelikult oleks täitsa põnev kuulda, et missuguseid negatiivseid ütlusi siis kõik olemas võib olla. Mis sinna, kas on siis chatti midagi ka meile kirjutatud või võtame selle aja, et saate siis chatti kirjutada, et kas on mingeid asju, mis te enda kohta ütlete. Mina pean tunnistama seda, et ma olen ennast kas teadlikult treeninud või ma olen oma loomu poolest lihtsalt selline positiivne inimene, et ma tegelikult ei leia ennast väga negatiivselt enda kohta mõtlemas. Vahel ma võib-olla ütlen midagi välja sellist, aga jah, oma mõtetes ma olen suutnud sinnani viia, et ma tegelikult enda kohta midagi halvasti ei ütle enam. Aga vaatame, kas teil on mõni ütlus? Hetkel ei ole, aga
ma mõtlen jälle nagu natuke nende poole. Nad tuli, et kohati näiteks pinnapealne või et ma ei ole pädev. Et sellised ütlused. Miks ühtegi asja lõpuni ei tee, miks ei ole ühtegi hobi, kellele see korda peaks minema, ma ei ole piisavalt järjepidev, sellised mõtted siit. Ja ma ise nagu mõtlen ka, et võib-olla nagu mingi aeg ma ütlesin ka võib-olla rohkem, aga järjest nagu jääb tegelikult vähemaks seda, et võib-olla mingi hetk oli sihuke piisavuse teema, et kas ma olen piisavalt nagu, ma ei tea, ükskõik mingeid näiteid on ju, et kas ma olen piisavalt hea virtuaalne assistent, kas ma olen piisavalt hea ema, mis iganes, et kõik sellised asjad, aga järjest vähem. Et siin on ikka igasuguseid nüüd tuleb järjest. Ja tegelikult see on muidugi väga sügav teema, see selline negatiivne sisekõne ja neid nimetatakse ka sellisteks nagu piiravateks uskumusteks tihti, inglise keeles limiting beliefs. Ja mina ei ole sugugi see, kes hakkaks hästi pikalt sellest rääkima, et see on midagi, mida huvi korral saab ise uurida. Ma olen küll kunagi läbinud täiesti 3-päevase sellise piiravate uskumustega tegelemise töötoa, mis on siis põhineb Katie Byronil, kes on üks kõige kuulsamaid selliseid piirava uskumuse ümberpööramisega tegelevaid õpetajaid. Aga võiks niimoodi siis öelda, et need piiravad uskumused meie sees, nad on jah siis sellised mingid ütlused, mis on tulnud meile kas lapsepõlvest, tegutsemise käigus, mingid kogemused, et kas või see, et te ju teate, mis teemaga ma tegelen, on visuaalne lihtsustamine, teadlik kritseldamine, see on see kogukond, mis meid siin ühendab ja kas või see uskumus, et ma ei oska joonistada ja see on kuskilt tulnud ja me peame siis tegelikult nende jaoks hakkama leidma tõendeid, et see ei ole tõsi ja veel kõige parem hakkama endale lihtsalt tuimalt sisestama vastupidist ehk pöörama need negatiivsed siis positiivseks ja see on niimoodi hästi nagu lihtsustatuna öelduna ja teemegi selle teise poole ka ehk siis seal kõrval on siis positiivne ja nüüd on see ülesanne, kus proovi leida sellele negatiivsele nüüd positiivne vastand, ehk siis kui oli näiteks see, et ma ei ole pädev, siis pigem see vastand saab olla, et ma olen väga pädev nendes asjades, mis on minu jaoks olulised näiteks või see, et ma teen tööd selle nimel, et ma olen pädevam. Et seal on mingid asjad, mille puhul tõesti me ei saa võib-olla kohe mõelda, et aga ma olen pädev. Et see peab olema see, et mis see kontekst on, et sa ei peagi olema igas asjas pädev. Mõtle pigem sinna juurde siis see, et mis on see positiivne pool, kus sina oled pädev. Ja loomulikult on see, et me peame ka mõtlema, et kui me ei ole rahul selle ütlusega, mis meie sisekõne on, siis loomulikult tuleb ka mõelda, mis ma selleks teha saan. Ehk siis, et kui ma näiteks ütlen endale, et ma olen ülekaalus, siis ma saan loomulikult hakata ka tegema sellist nii-öelda vastupidist, et ma olen täiesti õiges kaalus ja kui sa oledki sellega rahul, sa lihtsalt ei taha seda sisekõnet, siis muudadki sellisel viisil. Aga kui sa päriselt tunned ebamugavalt näiteks ennast, siis on see, et sa pigem hakkad seda aformismi omale looma, aga samas tegelikult hakkad ka tegutsema, et aga kuidas ma saan siis ennast kokku võtta sellega, et ma tahan natuke parem välja näha. Et seal on sellised väikesed nagu küsimuse kohad, aga proovime kõigepealt niimoodi, et kuidas üldse neid positiivseks muuta. No vaatame, kas teil tuleb välja. Võtame selleks jälle 1 minuti, et keerata siis need negatiivsed positiivseks.
No nii, nüüd võib olla küll päris huvitav kuulata, vaatame, kas te jõudsite mõne mõtte chati ka saata või võtame nüüd selle aja. Et ma jõudsin siit ise piiluda lihtsalt näiteks seda, et oli üks selline negatiivne, et ma ei ole piisavalt kiire ja siis ma jäin ise ka mõtlema, et aga kuidas seda võiks siis positiivseks keerata. Ja pigem hakkas minul tekkima see mõte, et mina ei tea seal taga seda konteksti, et mis tähendab see, et ma ei ole kiire, et kas jooksus või mõtlemises, reageerimises. ja siis saaks nagu võtta selle just, et ma reageerin piisavalt näiteks või minu mõtlemine mul on nagu olen pigem ma olen sügav mõtleja näiteks, et kes ütles, et peab olema alati kiire mõtleja, et kas võidavad need, kes on kõige kiiremad. Nii, vaatame, Aveli, kas on midagi tulnud? Ja näiteks on, et mul on palju mõtteid, mis võivad teistele huvi pakkuda, kui ma neid avalikustan. Ja milline suurepärane tulemus hoolimata piiratud ajavarust. Ma olen hea sõber, 90% on parem kui 10% tegemata. Ma pingutan iga päev, et ma jätaks asju pooleli, jätkan sealt, kus on pooleli. Teen trenni ja hoolitsen vaimse kui füüsilise tervise eest. Siis näiteks et ma teen iga päev piisavalt enda ja teiste jaoks ja luban ka endal puhata. Ma oskan hästi komplimente teha, nalja teha. No näed, selline uhke kiidunurk ja täiesti nagu julgustan teid sellist kiidunurka enda jaoks mõnikord tegema. Mul tuli meelde üks olukord, et Kristine, kes teeb siis minu jaoks Instagramis neid vahvaid sotsiaalmeedia postitusi, mida te siis saate näha igapäevaselt. Ja üks päev Kristine kirjutas mulle, et tema tahaks teha ühe postituse, kus minu kohta on mingisugust informatsiooni, et mis on mingid põnevad faktid minu kohta. Ja siis alguses hakkasin mõtlema, et mis need siis oleks, et hakkasid mingid võib-olla tavalised asjad tulema ja siis järsku, kui mõtlesid ka selle peale, et aga mis siis ma kõik nagu elus teinud olen või saavutanud ja et kuidas teised on minu kohta öelnud ja siis hakkasid järsku tulema kõik sellised vahvad lood. Et nüüd me lähemegi siis sinna harjutuse 2 juurde, mis ongi see koht, kus saab siis teha enda kohta kiidunurka. Ja ma toon ühe näiteks sellise näite, et kui kunagi ma jätsin lihtsalt Tallinnas oma töö ja kolisin maale elama, Tallinnast Võrumaale ilma teadmata, mis ma siin üldse tegema hakkan. Ja see on see hetk, kui ma mõnikord pean tegema midagi, mille kohta mul alguses pole võib-olla aimugi, siis on see hetk, kuhu ma lähen tagasi ja tunnen, et ma olin väga enesekindel tegema seda otsust ja see õnnestus mul suurepäraselt näiteks. Või siis see, kui ma tuletasin meelde, et ma 5. eluaastast, kui ma olin lasteaias kuni põhikooli lõpuni ehk siis 15. eluaastani, 10 aastat oma elust, kui ma käisin kergejõustikutrennis, siis ma mäletan ainult ühte korda, kui ma puudusin lihtsalt sellepärast, et ma ei viitsinud trenni minna. 10 aastat üks kord. Ja nüüd, kui mul on vaja mingeid hetki, et püsida joonel millelgi, mida ma olen nagu enda jaoks lubanud või mis mulle tegelikult väga meeldib, siis on see hetk, kus ma peaksin tagasi minema ja mõtlema, et ma suutsin kunagi sellist asja teha. Ma võiksin seekord ka jääda kindlaks millelegi, mida ma olen otsustanud. Ja teeme nüüd sellise kiidunurga ja ma ütlen juba etteruttavalt ära, et see on viimane kord, kui te täna kirjutama peate. Sealt edasi saame juba natukene ka joonistada, mida võib-olla mõned tulidki siia ju saama. Nii et me jõuame kohe ka selle juurde. Aga teeme siis selle kiidunurga ka ja täpselt nii, et mõtle selliste asjade peale, et mis just on olnud sinu mingisugused saavutused, kuidas on sinu kohta hoopis nagu võib-olla hästi öeldud mingeid asju, et kuidas siis sa võiksid ennast kiita, mis on need hetked, mille peale tagantjärgi mõelda, et ma olen ikka tegija.
Võtame siis 1 minuti selleks. No nii, võtke siis ka see aeg, et kirjutage siis chatti meile ka mõned mõtted ja kindlasti ärge siis unustage, et me lõpus ka saame loosida ju auhinnad. Meil on lausa 3 auhinda tegelikult välja loosida. Nii et kirjutage mõned mõtted ja saad osaleda siis loosis ka. Kirjuta siis mõned mõtted sellest, et mis on see sinu kiidunurk, mida siis loomulikult ma soovitan pärast edasi täiendada, et miks mitte ka hommikupraktika juurde tuua see, et iga hommik pead kirjutama enda kohta midagi väga head. Nii, no vaatame, Aveli, kas meil on midagi või avaldad sina mõne oma kiidunurga? Ma kohe jagaksin, et seesama päev ju siis tegelikult meil tuligi sellest lihtsalt juttu, et mis me kõik nagu võib-olla teinud oleme, mida ei mäletagi, et sina tõid ka seal välja mingi, mis sul oli 8. klassis kõik olnud, et siis minul ka tuli kohe meelde see, et issand, et ma olin ka 9. äkki, kui ma sain Võrumaa siis koolinoorte võistlusel esimese koha kõrgushüppes ja ma arvan, ma ei tea, kas ma pärast seda üldse olen enam kõrgushüpet nagu teinud ja lihtsalt selline nagu uskumatu nagu lugu. Et siin on ka toodud, et oskus iseenda üle naerda ja nalja teha näiteks. Väga hea oskus ja ma olen ka nõus, et see on väga oluline enda üle ka nagu nalja teha. Ja. Kõik on täiuslik minu otsustes ja minu tegemistes. Ma usaldan oma sisetunnet suurepäraselt. Olen positiivne ja hea kolleeg. Kõik väga ilusad mõtted. Just. Nii et jätkake seda heade mõtete rada. Ja nüüd siis, kui me oleme neid ülesandeid teinud, siis on olnud siin pildina ees, et usun pliiatsiga mõtlemist ja mina seda muudkui vaadates olen muianud siis, et see on vist esimene kord, kus ma nii pikalt midagi teen ilma, et ma olen hakanud joonistama. Ja see on tegelikult olnud teadlikult, sest eks see enesekindluse teema on nii lai ja see osa, mida mina siit siis katta tahan, on tegelikult see üks pool, üks väikene nii-öelda asi ja jõuame ka sinna, et on öeldud niimoodi, et selleks, et oma enesekindlust tõsta, tasub aeg-ajalt panna ennast proovile mingites uutes asjades, teha mingeid väljakutseid, olgu need siis, ma ei tea, sellised, et kuskil jääkuubikutes iga päev minut aega olla või siis väljakutse 7 päeva suhkruta olla või väljakutse 6 nädalaga raamat valmis kirjutada, et mis iganes sellised väljakutsed, aga samamoodi ka mingid väljakutsed, et õpin midagi uut ja see võib olla ka väga seotud näiteks selle sama piirava uskumuse või arvamisega enda kohta. Ja kuna mina siis tegelen igapäevaselt sellega, et õpetan peamiselt täiskasvanutele, õnneks üha rohkem ka saan käia koolides ja lastele või veebiteel õpetada joonistamist.
Ja ma kohtan ju iga päev seda, et see on hästi suur piirav uskumus, et me ei oska joonistada. Ja miks see teema, see enesekindlus ja ka see julgus, sest et tegelikult need samad julgus tulebki nüüd mängu sellega, et meil on julgus teha midagi teistmoodi, olla endast natuke rohkem, pingutada natuke rohkem, julgeda midagi, mida ma arvasin, et ma võib-olla enam ei suuda või pole kunagi suutnud. Teha esimene jooksusamm või võtta siis ja hakata kitarri näiteks mängima. Ja näen siis seda, et tihti siis joonistamise kohta ongi siis see, et kui inimesed näevad, et kui lihtne on tegelikult see joonistamine ja tõesti ei ole seal midagi keerulist, siis see, milline kui nad tulevad alguses ruumi natuke niimoodi, see, kui nad lähevad ära ja pärast veel kirjutavad mulle, Kati, kodus küsiti 3 korda, et kas sa ikka ise joonistasid need sinna või koolitaja tegi need sinna. Ja siis kuidas inimene, kes võib-olla juhib 100 liikmelist meeskonda kuskil tehnika valdkonnas, saadab mulle ise joonistatud slaidid ja on nii uhke ja räägib sellest, kuidas need töötasid, siis ma olen näinud, et kui palju ma tegelikult läbi sellise tehnika õpetamise annan inimestele sellist nagu enesekindlust ja julgust juurde ja päris reaalselt on mõned inimesed läinud ära mu koolituselt ja öelnud, et tead, Kati, kui juba joonistada on nii lihtne, siis ma lähen homme laulukoori. Ma olen sellest ka juba lapsest saati unistanud, aga ma arvasin alati, et minul on karu kõrva peale astunud. Et mõnest väikesest asjast võib saada alguse see enesekindluse jada ka teiste nagu teemade juures. Aga et mitte jätta teid siin nagu ilma siis ka sellest kogemusest, et kuidas tõesti saab lihtsalt joonistada, siis võtke nüüd ette siis see viimane leht, kus on siis see koht, et joonista kaasa. Ja ma otsustasin, et ma täna joonistan natuke teistmoodi, et kui need, kes minuga joonistanud on, teavad seda, et visuaalne lihtsustamine on hästi palju selline kujundite ja just nagu selliste kujundite kasutamine, kuhu me saame siis sisse kirjutada mingeid selliseid natukene siis teadlikumaid mingeid visuaale luua, et visuaalne lihtsustamine on siis kujundite, sümbolite ja tekstide koos kasutamine. Ma mõtlesin, et joonistame täna just nimelt ainult siis neid pilte, et näidata teile, et kui lihtsalt saab mingeid asju teha. Näiteks võtame joone ja kaare. Ja näiteks joone ja kaarega saab teha kas kohvitassi, näete, lisan siia lihtsalt väikese sanga, võin teha siis siia juurde ka selle, et tuleb sealt justkui siis seda auru, siis näiteks sellega praegu siit saab teha lihtsalt naerusuuks näiteks, aga kui võtame jälle selle sama kaare, ja teeme siis selle kaare siit, ma tahtsin niipidi teha kaare. Võtame kaare, teeme siit kokku ja teeme siit ühe joone juurde. Ja näete, teen siia ühe väikse silmakese ja kõrva. Hiir. Väga lihtsalt saab joonistada hiirt. Kui ma tavaliselt ütlen, et loomade joonistamine on kõige raskem, siis ütleme näiteks, et hiir tuli täiesti ilusti välja. Samamoodi näiteks võime teha ju siili. Et lihtsalt siilil on nokkad. Siilile saame ka silma teha ja siilil on siis väikene ninakene siin. Saab väga lihtsalt joonistada, lihtsalt elementide kaudu. Näiteks võib ka niimoodi öelda, et kui tahaks kassi joonistada, siis väga hästi võiks kirjutada näiteks siia sisse kass. Öelda, joonistasin kassi. Aga väga lihtne on kasutada ka ringi, 2 kolmnurka ja 6 joont. On kass. See, et ma peaks hakkama talle kas seda nägu tegema või keha tegema, ei pruugi tegelikult üldse olla oluline. Sest tegelikult on see tõde, et me seda visuaalset lihtsustamist ei õpi tegelikult joonistamise kui kunstilises mõttes, et nüüd hakata sellega maale tegema või pilte tegema, mida seinale panna. Me teeme seda tegelikult sellepärast, et siin kuskil on mingid tekstid,
mida me siis nende piltidega toetame, kas kuulame midagi ja tahame sealt endale mingit õppimist nii-öelda talletada. Ehk siis tegelikult jah, on see, et tal on alati see kontekst kõrval ja see arusaamine tekib koos selle tekstiga sinna. No ma keeran, tegelikult ma saan vist siia alla ikkagi ka teha mõne asja veel, et no joonistame näiteks, kasutame jooni, joonistame avatud ukse. Teen siia sellise neli nurgaga alumist joont ei tee. Nüüd teen siit niimoodi eemale minevad kiired, mille ma siis kokku tõmban. Ja siis teen siia ühe lingi. Ja ma võin teha ka siia veel siis jooned, et just kui näidata, et siit läheb see põrand ja siis on selline avatud uks. Et just vaadata selle lihtsuse taha, jätta erinevad detailid välja, et kuidas ma saan hästi lihtsalt mingit asja joonistada. Või näiteks võtame sellises kontekstis ka nagu nii-öelda kaudses tähenduses, et väga tihti, kui mina pean näiteks väljendama mingisugust sellist nagu mingi asja ära tegemist ja sellist justkui käed külge panemist, siis mulle väga tihti meeldib joonistada haamrit. Ja selleks, et haamrit teha, teen kõigepealt siis selle haamri osa joonistan sellisena, et teen siia lihtsalt sellise väikse kaare talle sisse. No ma teen juba sanga ka, siis on paremini aru saada. Ja nüüd teen siia ka ühe naela, mida siis see haamer peab nii-öelda sisse lööma siis. Ja kasutan väga tihti sümboolsena selleks, siis, et endale jätta mingeid asju sellisel viisil meelde. Ja see ongi siis see visuaalse lihtsustamise võlu, et ma võtan erinevad elemendid ja nende kaudu panen siis pilti kokku. Ja siin ma tahaksin meil siis lõpetuseks selle joonistamise juures näidata siis hästi klassikalise, legendaarse, hästi lihtsa asja, mida siis üle maailma visuaalsed lihtsustajad kasutavad ja selleks on jalgratta joonistamine ja joonistad 2 ood. Siia vahele joonistad M-tähe, nii et nad tulevad siit ringi keskelt, tuleb see M-täht siia. Siis ma teen siia ühe M-tähe tippu, teen niimoodi U-tähe, et nad on nagu need lenksud siin niimoodi. Ja teise tippu teen 3 nurga istmeks. Vola. Ongi jalgratas, ei pidanud jalgratast leiutama, et seda joonistada. Ja loomulikult see on võib-olla selles kontekstis, et ei pidanud jalgratast leiutama või just nimelt leiutame midagi uut. Et see, et kui ma peaksin päriselt nüüd näitama, et kuidas jalgrattur sõidab jalgrattaga, see on võib-olla hoopis muul eesmärgil ja kas kunstilises mõttes või ma siis lihtsalt võtan kuskilt pildi ja saan seda näidata. Aga see on just see hetk, kui mina enda jaoks tahan kuskile selle teksti toetamiseks tuua. Nii et tahtsin just anda ka teile täna selle joonistamisega seda enesekindlust, et see ei ole üldse nii raske, kui inimesed arvavad, kui sa lihtsalt oskad natukene seda visuaalse lihtsustamise tehnikat ja oled saanud aru tema sellest tagatoast, sellest mõttest, et jätame detailid välja, proovime toetada teksti, vaatame, kuidas tekst ja pilt siis omavahel kooskõlla lähevad. Ja ma tahan anda teile ka koduse töö ja selle koduse tööga on niimoodi, et me loosime nüüd kohe välja 3, kes saavad auhinnad, aga ka teistel on veel võimalus auhind saada, kui te jagate siis seda nii-öelda koduse töö ehk see harjutus 3, kui te selle harjutus 3 kohta jagate sotsiaalmeedias hashtagiga Kati Orav ja mind ära täägides ättmärgiga siis, et ma näeksin ka, kui te jagate siis seda lehte harjutust 3. Ja mis te seal harjutuses 3 siis teete? Te võtate selle oma kiidunurga, mis oli harjutus 2 ja proovite sealt mõne asja hästi lihtsal viisil panna endale pilti. Ehk tegelikult on üks hästi suur tõde see, miks siis pildid on olulised, et pildid loovad emotsiooni ja emotsioon tuleb justkui kontidesse
paneb meid rohkem seda tundma, uskuma, et on inimesi, keda ei kõneta see, kui sa endale pidevalt ütled mingeid häid asju või kirjutad, on ka neid, kellel on vaja seda pildina näha või tunda. Nii et proovi ja sa saad vabalt selleks guugeldada ja maha joonistada, nii nagu mina teile täna õpetasin, nii võid sina õppida ise joonistama erinevaid asju maha joonistades siis Google'ist. Nii et tehke siis see harjutus 3 ära ja jagage sotsiaalmeedias ka. No võite ka kirjutada nüüd chati, et kas teil on tekkinud mõni küsimus või mõte või kuidas see joonistamine teile nüüd meeldis, kuidas see teil läks? Nii, Aveli tule siis ka ja teeme siis ka seda loosimist. Ja vaatame, kas siis on meile juba midagi ka kirjutatud. Kas on mõni küsimus või mõte tulnud? Ei, hetkel ei ole, aga ma ruttu haarsin ka oma selle võlupliiatsi ja pidin ka proovima neid osasid asju järgi teha. Sest ma ei olnud ka niimoodi teinud ja see oli nii äge. Mulle meeldis see kass nii väga. Ja ei ole midagi keerulist vaja teha, eks ju? Ja siis, kui sa seda ust tegi, ma alguses mõtlesin, mida sa teed, kas see mingi triikraud vale pidi või? Aga oli uks. Tegelikult see on selles mõttes on hästi hea, et vahel võibki olla, kui pilt üksi on, siis me võime sellest saada igaüks erinevat moodi aru. Aga kui ta on seal koos tekstiga ja kontekstis, siis ta juba hakkab seal kooskõlas mängima ja üldiselt on siis see, et me nagu vaatame teda juba nagu sellise tervikuna. Ja just. Aga ma arvan, et me võime loosimise ära teha. Jaa. No jagame siis enne ka seda, et kuna loosimises on ka üks auhind, mis on üks väljakutse, ehk siis, et keegi saab kohe ühe väljakutse endale enesekindluse kasvatamiseks, siis ma jagan ka seda, et kui tekkis nüüd huvi, et tahaks läbi joonistamise oma enesekindlust kasvatada, siis te saate kõik, kes panid ennast kirja, saavad omale meili peale nüüd sellise kirja, kus siis on paar võimalust, kuidas minuga koos õppida. Et võib minna ka katiorav.ee lehele ja näiteks kohe esimene, kus õppida algab 19. juuni, mis on suunatud loovuse arengule ja seal me just nimelt joonistamegi rohkem selliseid sümboleid ja tegeleme siis selle loovuse poolega ja seal saab ka siis tegeleda ka natuke siis enda peale mõtlemisega. Aga eriti tore väljakutse, mida ma teen siis tegelikult koos 2 teise õpetajaga, on juulikuus 3-nädalane Olen iseenda kangelane. Ja seal siis põhirõhk on sellele, et ma õpetan visuaalset lihtsustamist, iga päev on sellised väiksed videoampsud, aga siis tulevad külla ka Kai Oja ja Martin Mark, kes jagavad siis ka eesmärgistamisest ja harjumuste loomisest juurde. Et selline natuke terviklikum 3-nädalane kursus, mille tagasiside on just väga palju olnud selles, kuidas see kasvatas inimestes sellist enesekindlust, julgust, võtta enda eluga midagi rohkemat peale ja samas andis ka tööriista, kuidas siis paremini mõelda või planeerida. Ja kes siis registreerusid, teie saate tegelikult ka sooduskoodis, et neil on küll praegu soodushind, aga tuleb veel lisaks sooduskood. Nii et kui keegi, kes ei registreerunud, seda vaatab ja väga ikkagi tahaks sooduskoodi, siis jõuad veel minna mu kodulehel registreerida ennast, et ma ei ole seda registreeringut sealt veel maha võtnud ja saan minna pärast vaadata need nimed sealt üle. Ja see lisasoodus kehtib siis 11. juunini. Ja me loosimegi välja ka ühele teist täna ja pärast 15. juuni, kes on sotsiaalmeedias jaganud selle ajani oma 3. harjutust. Loosime siis ka välja selle väljakutse 3-nädalase veebiväljakutse Olen iseenda kangelane. Aga alustame kõigepealt sellest, et me loosime välja märkmiku. Vaatame kohe, kus märkmik on. Ka sellise enesekindlust tõstva sõnumiga Olen iseenda kangelane. Ja me teeme loosimise niimoodi siis, et Aveli, sina siis scrollid ja mina ütlen stopp ja siis sa ütled, mis nimi tuli.
ja siis saame kirja ka panna. Nii, sa ütle, kui sa hakkad scrollima siis. Ma juba teen. Juba teen. Scrollid. Nii, stopp. Nii. Anu Siniallik. Anu Siniallik. Palju õnne, Anu, sulle. Teine siis, mille me välja loosime, on Neulandi ehk siis üks ettevõte, kes teeb erinevaid selliseid toredaid vildikaid ja tintelpenne, siis üks tintelpenn ja värviline vildikas. Mul ei ole neid siin nüüd käepärast, kuidas ma niimoodi siis tulin küll. Aga igatahes on need väga toredad, vahvad asjad ja loosime siis selle ka välja. Stopp. Merje Roomere. Nii, palju õnne, Merje. Ja nüüd siis loosime välja väljakutse. Stopp. Nii, ma ei teagi, mul tuli sama nimi. No teeme siis uuesti. Kahjuks siis kaks kindlust ei saa anda. No stopp. Nii, Maarja Janson. Maarja Janson. Palju õnne, Maarja. Aga siis ütlen veel kord, et kõigil teistel on ka võimalus, et täpselt need samad 3 auhinda lähevad siis loosimisse 15 juuni nende vahel, kes on siis sotsiaalmeedias jaganud minu nime ära märkides hashtagi ja @märgiga, et saab siis loosida samamoodi ja võite saada siis auhinna osaliseks. Aga kõik teised olete teretulnud siis tulema ja enda enesekindlust läbi joonistamise kasvatama, et loodetavasti kohtume siis mõnel väljakutsel ja kellega ei kohtu väljakutsel, kohtume järgmisel tasuta töötoal, mis hetkel ma ei julge veel öelda, kas toimub 1. augustil, aga no loodame, et hoida sellist 2 kuu rütmi. Et 1. september vist on veel halvem aeg, et teha. Nii et no proovime, teeme 1. augustil ja siis tegelikult tahaks teha sellise teema, kus oleks koos lastega sihtide seadmine ja joonistamine. Nii et 1. august, kui on puhkust aeg ka, siis on hea tulla õhtul ja osaleda koos perega. Aitäh teile kõigile, et tulite. Aitäh, Aveli, et sa aitasid ja kõigile, kes siis chatis kaasa rääkisid, et teie siis andsite seda väga toredat sisendit siia ja neile ka aitäh, kes vaatavad seda järgi. Ja olge mõnusad ja olge enesekindlad. Head aega!